kontrollin. Väga hea ja ütleb, et oleme laivis. Suurepärane. Ootame, millal meil inimesed siia rohkem kogunema hakkavad. Nii, vaatame ja näe mul ka, viskas mind ette isegi praegu endal. Kas sa Ma saan ise jagada. saad? Suurepärane, et sa saad. Kas sa saad ikka? No ma ei tea, ma jagan seda laivi, vaatan. Tule kuulama. Väga lahe. Nii. Vaatame. Midagi ta ütles mulle, nii et väga hästi. Senimaani, kui inimesed siia sisse tulevad, siis ma ütlen tere kõigile, kes te meid vaikselt siin kuulama hakkate. Ja tere tulemast kuulama meie selle aasta viimast laiviseeriat Ettevõtlikud emad, kas hullus või võimalus, sellise põneva pealkirjaga. Ja mul on väga suur au. Mul on iga nädal on väga suur au, aga täna ka. Mul on nii suur au ja rõõm vestelda täna. No minu jaoks täiesti, see naine on crazy. See on otseses mõttes crazy naine ja täna, kes te meid kuulate, te veendute ise ka selles. Et see naine on crazy kõige paremas võtmes. See naine on ettevõtja, 2 lapse ema. Ta on naine nagu orkester, ta teeb reaalselt oma ettevõtluse teemal kõike. Ta on nii raamatupidaja, ta on coach, ta on energeetiline tajuja, ta on kõike, palju muudki ja ta täna teile räägib, mida ta siis lähemalt teeb. Ja see supernaine on Triin Raudoja. Aplaus sulle, Triin! Väga hea tants on juba sees. Tere sulle, Triin! Tere! Tean, mul on sulle nii palju küsimusi, aga ma ei hakka üldse neid küsimusi praegu letti lööma. Inimesed kogunevad ja see on väga tore, et inimesed kogunevad. Nii kaua, kui inimesed tulevad, siis enne kui ma sulle sõna annan, siis ma natukene räägin kuulajatele, kuidas mina sind tean. Sest et ma ei tea, mis nina mul oli aasta 2000, kas oli 16 või 17 igatahes. Millal sa olid seal Tähenoortekas? Olid 16 või 17? Jaa, no ma läksin sinna 2002. Tegelikult 16 ei saa olla. Ma siis tulin ära. Tarvin sündis, väiksem laps sündis 16, siis ma lõpetasin. Ehk siis, et ta võikski olla kuskil isegi juba varem, 13, 14, 15 seal kandil. Aga kui sa seda koolitusse andsid või seda rääkisid sellest, too pidi olema 2016. Ma ei mäleta, et siis oligi, mul oli laps sündinud, et ma ei mäleta, et ma oleks siis teinud veel nagu enam. Võib-olla sa tunned mind juba varem. Võib-olla. Aga igatahes Triinuga minu kõige esmane kokkupuude oli, mina mäletan millegipärast, et see oli aasta 2016, kui oli Tähenoortekas, oli üks selline, Tartu Tähenoortekeskuses oli selline, mis asi see siis oli? See oli selline koolitus siis huviringi tegijale, et kuidas siis huviringi üles ehitada ja seda läbi viia. Ja üks osa, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta mitte midagi muud sellest koolitusest. Ma mäletan raamatupidamise plokki, kulude plokki ja kuidas teha ühte väga head laagrit ja selle ploki andis Triin. Ja ma isegi mäletan, mis mul veel seljas oli ja ma kõike mäletan seal seda kõike nagu seal nagu kõik, kuidas ma seal istusin. Ja kui Triin sinna ette tuli ja ta rääkis, nagu minu jaoks on raamatupidamine numbrid maailma kõige igavam asi, täiesti tõsiselt, aga tema tuli ja sa rääkisid sellest niimoodi, et mina ahetasin ja mõtlesin, kuidas on see võimalik, et see on nagu nii põnev. Ja sinu olemus oli mulle nii põnev, nii kuidagi nagu, ma nagu mingi touchi nagu tundsin, et kus on naine, ma tahan ka olla selline kunagi. Ja siis läks aeg edasi, ma unustasin su ammu ilma ära. Ja kus ma siis sind nägin uuesti? Aga siis olid väikesed asjad, viisid meid uuesti kuidagi kokku. Kas mingid energeetilised õhtud, kas kellegi kaudu kuidagi. Et ma teadsin, et sa nagu teed selliseid põnevaid asju, aga ma ei olnud kunagi julgenud sinu juurde tulla. Ma arvasin, et mul ei ole vaja.
ja siis olles siis mingi aeg juba rase olnud ja tundsin hästi pikalt, et nüüd on see hetk, et ma tahan hakata ettevõtlusega tegelema, siis minul ei olnud ju mitte mingisugust julgust hakata ise kõike tegema. Mul oli vaja kinnitust saada. Ja võt siis ma sinu juurde tulingi. Ja minul oli täiesti jahmunud see, kui Eleriin hakkas rääkima, kuidas ta mind teab, sellepärast, et see oli nii nagu äge saadagi kinnitust. Igal hetkel on hullult äge, kui sa saad väljast poolt kinnitust, et sa teed nagu õiget asja ja need sellised lood toovadki selleni, et et järelikult ma olen ikkagi oma väes, kui me kasutame sellist sõna, ehk siis see oligi see energia, mida sa tundsid, et selles suhtes on äge ja nüüd sellest on juba aasta juba möödas on ja kindlasti. Ehk siis, et ja järjest rohkem lubada endal tegutseda nii, nagu minu keha lubab tegelikult nagu ja minu olemus ja hing lubab, siis see on veel põnevamaks asjad lähevad. Ma ütlen, see on alles algus, mida ma praegu teen. No vot, me veel jõuame sinna. Aga kes ei tea, siis tutvusta, mida sa teed? Ma üritan iga jagada seda oma seina peal seda laivi, aga räägi, mida sa teed? Kes sa oled ja mida sa teed? See ongi huvitav, et ma iga kord valin seltskonnas erineva sildi endale või rolli. Praegu ma järjest rohkem defineerin ennast kui holistilise ettevõtluse lähenemise sükest nagu edasiviijat ja tutvustajat Eestis. Ehk siis, et see on nagu üks märksõna. Ehk siis, et näidata, et inimene on niikuinii tervik. Meil on nagu see teadmine meil kõigil on, et inimene on tervik. Aga kui me räägime ettevõtlusest, siis me nagu lülitame kõik need emotsioonid, me lülitame kõik need oma enda asjad nagu välja, et ettevõtlus peaks olema midagi kauget, midagi võõrast, tuima, külma, rasket, et me üldse ei tõmba iseennast sinna ettevõtlusse sisse. Et loomulikult ma saan aru, et siis võib tunduda mõni asi veel hirmutavam, kui me oma emotsioonid ka ettevõtluse juurde paneme, aga minu kogemus näitab, et vastupidi. Ja mu lemmiklause viimasel ajal on see, et päriselt sa saad läbi ettevõtluse ennast tervendada. Ja ehk siis, et sa saadki aru, et meil mõnes mõttes on nagu ettevõtlus nagu teatud sorti teraapia minu jaoks. Et inimesena tohutu võimas viis ennast õppida tundma. Seepärast, et sa igapäevaselt pead vaatama endale peeglisse, oma otsustele otsa vaatama ja nendele kohtadele ka, kus sa ei otsustanud midagi. Ja sa pead nagu kuidagi vastu võtma selle koha enda sees. Ehk siis, et sa ei saa öelda, et ma ei otsustanud sellepärast, et tööandja ütles, et ma ei tohiks nii otsustada. Et ma sellepärast tööandja on nõme ja nüüd minul on fine kõik. Ettevõtjana, et sa kõik vastutus on sul endal. Läbi selle on tohutult palju ressurssi, mida sa saad kasutada ja kus sa saad kasvada inimesena. Ja elu eesmärk on ju õppimine siin maailmas. Nii et ettevõtlus võimaldab seda täie poweriga teha. Selline tutvustus on jah, eks ole. Sa oled olnud ettevõtja 15 aastat. Jah. Ma ise nimetan isegi seda, et ma sündisin ettevõtjaks, sellepärast, et ma olen üles kasvanud ettevõtluse perekonnast, meil oli toidupoed ja minu lapsepõlv möödus toidukauplustes tagaruumidest kastide vahel ronimisega. Ja kui ma olin 15, siis ma juba suvel asendasin poes ema ja maasikate kasvatamine ja kõik see nagu siuke. Ma tean. Ja, see on nagu, see oli loomulik elu osa, aga ametlikult, kui me vaatame, siis vist ametlikult ma sain ettevõtjaks, ma sain 2005 või 2006, aga enne seda mina olin juba noorsootöös ja noorsootöös ma tegin ka ettevõtlust tegelikult, et olgugi, et see juriidiline vorm oli mittetulundusühing, ehk siis, et see ongi nagu siuke ja, et päris pikalt. Okei. Kui sa enne mainisid, et tegelikult ettevõtjana on võimalik ennast tervendada ja see on see koht, kus endale vaatad ja saad ennast kõige paremal viisil
kuidagi muuta, siis üks asi on see vanuseline muutus, jah, sinu nii-öelda see, ma võtan praegu see 15 on ju see 15 aasta jooksul, siis kuidas on ikkagi ettevõtlus täna sind muutnud? Ta ongi, ma arvan, mitte ma ei arva, ma tean, et kindlasti enesekindlamaks ja ma olen hakanud ennast järjest rohkem usaldama. Ehk siis, et võib-olla inimesed kui nad vaatavad mulle peale ja kui ma ruumis sisenen, siis ma olen täiesti nagu käib, on ju. Aga tegelikult ma olen oma olemuselt sisimalt vägagi ebakindel inimene. Mu lähedased mees kõige rohkem on näinud seda, mu assistent näeb ka seda, et ma vahepeal tulen oma ohvrirolli ja halaga sisse, et kuule, ma ei tea, kas ma ikka päris õige nimel neid asju ära tegema, mis ma nüüd kõik ära olen genereerinud enda peakeses. Ehk siis, et ja viimaste aastate puhul eriti, kui ma olen hakanud ettevõtlust teadlikult tegema, enne ma lihtsalt tegin mingi moodi, uljalt lendasin peale, nüüd kui ma olen teadlikult hakanud tegema, näen seda, kui palju on siin seda võimalust mul õppida ennast usaldama päriselt. Ehk siis, et kui palju on neid otsuseid olnud, kus ma tunnen, sisetunne ütleb, et ma peaks nii tegema ja ma pärast teen teistpidi, kuna ma lihtsalt ei usalda ennast, siis ma saan aru hiljem, et kinnitust, et see oli tegelikult, oleks pidanud usaldama ja järjest rohkem iga kord, kui tuleb uus otsustuskoht, siis sa küsid endalt, nii, kas ma nüüd usaldan või ma reageerin väljast tuleneva mingi ebakindluse fooni taustal selle otsusega. Et kas see päris minu otsus või siis ta on mingi muu mõjutusega otsus, et hästi oluline on treenida enda vahel, kelle otsus see on. Et kas sinu keha otsustab päriselt ehk siis sina, et sa oled kas kontaktis iseendaga, kas sina otsustad seda või siis sa reageerid keskkonnale, kus sa tegutsed. Et see on hästi palju muutnud mind. Lähme alguses, lähme praegu ajas natukene tagasi, et sa ütlesid, et sa olid noortekeskuses on ju, tegelesid seal MTÜ-dega. Millal tuli sinu ellu siis raamatupidamine? Sa tegid raamatupidamist ka MTÜ-s või? Jah. Millal sa hakkasid siis täiesti oma ettevõtte, millal sa enda ettevõtte lõid ja millal tuli see täiesti see sinu enda tegutsemine, kus ei olnud enam mitte mingisugust tagatausta seal, mingisugust üksust all? Raamatupidamist ma alustasin varem tegemist oma selle pereettevõttest toidupoe puhul, aga 2010 ma Töötukassa toel tegin ka selle ettevõtliku mõtte OÜ. Ehk siis, 2010, et olen sellest samast valdkonnast ise välja kasvanud, kus ma praegu aitan ja toetan ettevõtjaid. Ehk siis, et ma aitan inimestel Töötukassasse 6000 eurot kätte saada. Ja 2010 ma ise tegin selle läbi ja sain raamatupidamisbüroo loomiseks, siis selle tol hetkel ta oli kroonides, aga teisendati kohe 4474 eurot. Et 2010, 11 ma asutasin ära minu arvates, et ma mäletan seda. Ja lapsed on sul praegu kui vanad? Siis oligi niimoodi, et 11 ma jäin põhimõtteliselt kohe rasedaks. Ma otsustasin minna magistrisse. Ma otsustasin, et mina küll lapse pärast mingit akadeemilist ei võta, nõrkadele. Mida mul on või noortekeskus, mul oli siis noortekeskus tol hetkel oli tohutus, me tegime üle-eestilisi suuri projekte, ma olin projektijuht, et mu väiksem laps kasvas noortekeskuses tegelikult üles ja see raamatupidamise osa oli mul hobi korras, tegin taustaks, et raamatupidamine on mu hobi olnud, et see maandab minu stressi ülihästi. Kui mahtudest räägime, praeguselt 79 ettevõtet, kes mul on raamatupidamiskliendid, seda on natukene teine süsteem, et ma ei saa nimetada enam seda hobiks. Ehk siis seal on kirg on teise koha peal. Aga et noorsootöös ma olin hästi aktiivne, siis ma läksin Maaülikooli majandusarvestus ja finantsjuhtimist ka veel õppima ja ma mäletan hästi, kuidas imetada oli vaja, siis mees sõitis autoga letti ja kiiresti
autosse ja siis loengusse. Aga ma ikkagi võtsin akadeemilise ja küll aga ma lõpetasin selle magistri 9 aastat hiljem. Ehk siis, et ma lõpetasin selle siis, kui COVID oli, siis mina otsustasin magistritööd kirjutada. Selgest last, esimene oli siis, suurem oli esimeses klassis ja teine seal. Ja siis mu omad asjad olid ka ju, mul oli ettevalmistus olemas. Ehk siis ma võib-olla räägingi pärast, kuidas ma olin ettevalmistatud COVID-iks. Täiesti ettevalmistatud. Aga ma ei olnud valmis, et lõputöö kirjutamiseks ma ei olnud ettevalmistatud. Ma ei teadnud, et see nagu sõidab ka sisse. Et muidu ettevõtluse alaselt ma olin nagu valmis selleks, et ma tegin enne juba muudatused ära oma ärimudelis. Et COVID tuli, siis see oli loogiline, et ma läksin väga suurte kasvu sisse. Aga ja, et ühesõnaga ma alguses olen hästi mõnes mõttes naiivne ja hulljulge. Pigem ütleks naiivne, ma hulljulge ei ole, ma olen naiivne, et asjad tunduvad lihtsamalt, ma saan hakkama, et see usaldus mingi taga on, aga pärast ma ikkagi, mingid asjad võtavad ikkagi ootamatult rohkem aega, et ma ei räägi, et ma mingi kohe 2 aastaga magistri kätte sain. Kui palju sul tollel hetkel seda süütunnet oli, et jama, et oleks võinud või näiteks süütunnet, et issand jumal, ma ei olegi kõikvõimas, ma pidingi korrektuure tegema, pidingi ära tulema magistrist akadeemilise võtma. Oli sul seda või pigem oli muu elu tuli nii vahel, et ei olnud nagu oluline? Ja. See tuli hiljem, siis kui mul teine laps tuli. Siis oli nagu see, et mul tundsin juba häbi selle pärast, et 9 aastat ei ole normaalne 2 aastat läbida. Mul oli läbitud, ma magistritööd ei olnud nõus kirjutama teoreetilist, süsteemile sobivad, ma tahtsin praktilist. Tahtsin omamoodi. Aga tol hetkel süütunnet ei olnud pigem selle koha peal. Pigem oligi see, et ma mäletan nii hästi, et kuna mul laps kasvas noortekeskuses üles, siis meil oli täpselt, mul oli kontor rõduga Tähe tänaval. Mu vanker läks täpselt rõdu uksest sisse, nii et millimeetrid, täpselt oligi rõdu uks tehtud vankri järgi. Ja Tartu linnavalitsuses käisin noorsooteenistuses koosolekud, projektid, asjad, siis kuna mul oli noorsootöötajad, nad on väga head lapsehoidjad. Üks oli isegi lausa paberitega lapsehoidja. Ehk siis, et ja mu laps oli, ma leppisingi oma töötajatega tol hetkel kokku, mul oli vist 10 inimest oli tol hetkel. Ehk siis ma leppisin kokku, et me vaatame mu lapse järgi. Ei, mina ei teadnud esimese lapse eel, mis saama hakkab. Ja mu meeskond ei teadnud, sest nemad ei olnud keegi ka ema. Ehk siis, et meile räägiti kogu aeg, mulle eriti räägiti, et kuule, ole normaalne, mine nüüd koju, naise koht on kodus, kui sa saad beebi, et ära nüüd, see ei ole õige, see ajas mind alguses närvi ja pärast tekitas süütunnet, Aga vaatasime lapse järgi ja laps oli mul, Trevor oli, selles suhtes hullult huvitav laps, et ta nautis seltskonda. Ta magas kella eest kellaajani, ehk siis me kõik teadsime meeskonnaga, kuna mul laps magab ja kuna ta ärkab 15 minuti vahega. See oli nagu selge. Ja nendel päevadel, kui ma pidin olema, mul oli 2 või 3 päeva nädalas kodus ja ülejäänud, siis me elasime maal, ülejäänud linnas pikad päevad. Nendel päevadel, kui ma olin kodus lapsega, siis huvitav küll, kas laps oli rahulik või? Ja miks ta ei olnud rahulik? Jaa. Tahtis seltskonda. Ehk siis andke andeks, aga mina oleks hulluks läinud naisena kodus. Ja mul oli nii hea meel, et tol hetkel ma kohtasin, vist ühte naist kohtasin, Aila Rajasalu on, kelle ruume ma praegu kasutan. Tema ütles, et tal on samamoodi. Ja siis ma sain aru, okei, see on normaalne. Et ongi normaalne, et ma olen rahulikum siis, kui ma teen midagi, asjatan, mitte ei ole nii-öelda puhtalt kodune ema, sellepärast, et ma ei oska seda, siiamaani mul veel lapsi tuleks, siis ma ei oskaks seda olla. Ja huvitaval kombel oli see, et mul suuremal lapsel oli sügav kõnepuue. Ja logopeedid ja kõik imestasid, et kui selline kõnepuue on, siis laps peaks sotsiaalsete oskuste poole pealt tagamaan olema.
ehk siis, et tal ei tohiks olla, sest et ta ei saa ennast väljendada, siis tal ei tohiks olla sotsiaalsed oskused eakohased. Mis Trevoriga juhtus, oli see, et tal olid need eakohast veel üle, sellepärast, et ta oli kogu aeg aktiivses suhtluskeskkonnas teiste lastega, täiskasvanutega suhtlemas, suutis ennast kätte ja niimoodi väljendada. Ja ta mõistis, ta nägi ju kõik, kuidas inimesed suhtlevad omavahel, täiskasvanud lastega suhtlevad. Ehk siis, et tema sotsiaalsed oskused olid isegi eakohast ees. Et see ei olegi nii halb, vaata, et tol hetkel, sa ikkagi hakkad kahtlema, ja siis ma sain aru, et tegelikult see on tema õige keskkond, kus tema peabki kasvama ja praegu meil ei ole enam neid probleeme. Ja ta saab väga hästi täiskasvanutega suhtlemisega hakkama, et on väga huvitav eneseväljendusviis. Ma kuulan sind ja ma täiesti tajun sedasama, et kui ma olen juba näiteks 2 nädalat olnud kodus nii, et ma ei ole väljas käinud, selles mõttes linnas on ju, või kuskil nagu inimestega suhelnud, ma tunnen juba, et midagi kuskil kriibib, kuskil hakkab nagu paha või ei ole enda nagu keskkonnas, et täiesti mõistan. Aga ma arvan, et seda on ka võib-olla kuulajatel hea näha, sellepärast, et viimane kord meil oli see märkmiku esitluspidu ja seal oli ka, naised julgesid ütelda seda, et nad ei ole traditsioonilised emad, siis ma ütlesin, et tegelikult sa ise lood endale kuvandi traditsioonilisest emast, et see ongi sinu viis olla ema. Ja see ongi fine, et hästi nagu kuidagi, ma ise ennast nii-öelda väga nagu, ma olen ema, aga see on nagu nii loomulik elu osa mul, kuna lapsed on nüüd 6 ja 10 nad on suhteliselt iseseisvad tüübid. Ehk siis, ja nad on harjunud ja kuidagi on nii hästi näha, et nad on harjunud, et ma teen kodus tööd. Nad teavad, mis on, kuidas ja kuidas süüa teha on ju. Ja, täiesti mõistavad. Ja mõistavad, kuna ma olen kättesaadav, kuna ma ei ole. Ehk siis, et kui ma olen siin vestlen, uks on kinni, siis proovivad ikka hakkama saada. Loomulikult, kui kuskil midagi juhtub, ma kuulen lapse nuttu, loomulikult ma katkestan ära ja ütlen, et kuule, sorry, ma pean minema, et ma ei ole nagu see, et vaatan, et pärast maja üleval püsib. Aga ikkagi, nad kuidagi saavad aru, et see ongi nagu loomulik või. Ja tegelikult see ongi väga õige, nagu sa ütlesid, et mis siis on see traditsiooniline, on ju, et me ise paneme endale need uskumused, need piirid, neid ei oleks vaja panna tegelikult. Elu oleks palju lihtsam, palju vabavam, poleks mingisugust märgistamist, süütunnet sellega seoses. Et tõesti. Ja ma tean, mis teemad sa tahad veel käsitleda ja see sobib siia nii hästi lihtsalt juurde. Ehk siis see traditsiooniline pere ja rahamudel on ka see osa, millega mina olen nagu nii-öelda, ma ei tahaks öelda kakelnud, aga enda sees nagu provotseerivalt katsetanud, kuidas inimesed reageerivad nii-öelda meie pere paari suhte raha suhtele. Ja see on, juba aastaid ongi niimoodi, et vist juba 6 aastat teise lapsega jäigi mees koduseks, ta hakkas maja ehitama ja võttis aja maha, otsis oma elu kire üles, hakkas ehitusega tegelema ja juba praegu 2 aastat õpib statsionaaris, TalTechis. Hommikul läheb kooli, õhtult tuleb, tööks ei ole mõtet sinna vahele midagi punnida, sest majanduslikult ei ole tal tarvidust. Et minu igakuised sissetulekud, mu ärimudel toimib selliselt, et ei ole mõtet. Ja miks ta tööl otseselt ei ole seda survet käia tal, sellepärast, et kui ta näeb, et ma teen ihihi, ahaha, olen ilus, särav, nagu selles suhtes, et ma ettevõtjana nagu see annab mulle energia, et mitte ma ei tule nagu nii raske oli täna tööl, aga raha peab kuidagi sisse tooma. Seda ei ole, ta näeb seda sära. Ja siis teine hommikust õhtuni käima tööl 6 aega selleks, et seda sama summat, nagu mis mina nädalaga saan kätte võtta. Siis see on nagu milleks ennast lõhkuda niimoodi. Ja see on ka hästi huvitav, kui ma räägin seda, arva ära, keda jääb rohkem närvi, selline nii-öelda ebatraditsiooniline paarisuhe.
Ma arvan, see on huvitav küsimus. Ma arvan, mõnes mõttes naisi, sest et Nad ütlevad kohe, et niimoodi ei tahaks olla sellised naised. Kes teenivad rohkem kui mees, on ju, või kes peavad rahaliselt nagu pere üleval. Mina tahaks väga olla, ütlen ausalt. See on nii huvitav, et see oleneb, mis koha peal on. Vaata, osadel naistel on see valu meestega suhtes, et need mehed on ära kasutanud neid. Ja siis on see jälle, ehk siis, et hullu põnev, palun, kui see mees on sind rahaliselt ära kasutanud, siis võta, tee endaga töö ja tee just ennast selles mõttes see tugevuseks ja võta see valu tervendas läbi ettevõtluse ära. Ehk siis, et sa oled valmis sellepärast, et sul see paarisuhe on olnud nagu suhteliselt kindel ja sa tead, et seal ei ole seda, et nagu nüüd hakkaks sinu peale elama nagu enne. Et mul ka seda tunnet ei ole, et ta elab minu kukil, see ei üldse asjasse. Ja ta ei ole tuhvlialune ka, et teine. Aga päriselt on ka, on ju. Ja teine teema koheselt käivitub, et see, see on mingi tuhvlialune, mingi pehmo on ja õõdas. Ei ole. Et küsis raha su käest, et kuule, naine, ma tahan poodi minna, anna mulle leivaraha või õlleraha. Esiteks ta ei tarbi aastaid alkoholi, aga teine teema ongi see, et rahadega ongi, et me käime koos poes ja mina maksan. Me käime kord nädalas, meil on date, me käime turul, see meie date, koroona ajast tekkis siuke deitimine, turul käik. Ja me käime kord nädalas poes ja siis mina maksan ja tegelikult ta ei olegi küsinud raha, minu käest ei ole küsinud. Ehk siis just mingid reservid on, ma tean ka, et tal on, aga seda ei ole, et ta nagu küsiks minu käest raha. Aga ongi, et kõik arved ja asjad, mis on mina. Kuidas tema nagu, on see okei ja ilmselgelt see on okei, aga on see alati olnud okei tema jaoks see nii? Kui see teema nagu tuli, kas ta nagu põrkus natukene alguses, et ei, või oli see kõik nagu hästi loogiline ja arusaadav? Ma mõtlengi, et võib-olla see on nagu kuidagi olnud teised rollid nagu. Ehk siis, et mina olen see, kes mingi hetk nagu hästi palju raha suudab luua oma tegevusega ja oma teadmistega. Ja samas ma ka kasutan seda raha intensiivselt. Ehk siis, aga tema roll on see, et ta ütlebki, et teda ajab närvi, kui ta peab raha nii-öelda välja andma. Minul on täiesti chill seda tuulutada nii-öelda ringi selleks, et see liiguks rohkem. Ja tal ongi see reservid asjad on olemas. Ehk siis, et see turvabaas, mida mees peaks pakkuma suhtes, see on tegelikult nagu olemas. Aga samas ma täiendan seda ja loon sellist nagu teistsugust külluslikku eluviisi või sellist teistmoodi turvabaasi. Ma ei saa öelda, et külluslikku eluviisi, et need on kaks erinevat turvabaasi rahaga suhtes. Ma loon teistsugust turvabaasi, et selles suhtes. Ja ei, see ei ole lihtne. See nõuab järjepidevalt omavahelist suhtlust. Sellepärast, et täpselt samamoodi, kui tema mainib oma sõpradele, siis sealt tuleb reaktsioon. Sa ikkagi nagu hakkad kahtlema, kas see on õige viis. Ja see nõuab pidevalt suhtlust, et see ei ole nii, et sa ühe korra räägid selgeks. Meil on juba 6 aastat selline olukord. Ehk siis, et sa räägid ühe korra selgeks, siis nagu ongi chill, et nüüd teemegi elu lõpuni nii. Vaid see ongi pidevalt nõuab nagu suhtlust oma vahel. Ja hästi huvitav on see, et viimane lause oligi see, ma unustasin rahakoti koju ükskord täiesti lihtsalt, ma tavaliselt ei juhtu seda hästi, et maksma, sest küsis mu käest, tundsid ennast naisena, et ma maksin tänaval. See ei puutu asjasse, küsisin vastu, tundsid ennast mehena, et sa said maksta. Vaata, tegelikult need ei puutu üldse asjasse. Naine on naine, mees on mees. Vahet pole, kes maksab. Ehk see on see tervendamise, see valukoha ja traditsioonilist suhte dünaamika, mis ongi traditsiooniline ema, traditsiooniline isa, traditsiooniline paarisuhe, traditsiooniline rahaga suhe paari suhtes. Et sa saad kõike nagu muuta nii, nagu sulle toimib see asi.
Täiesti nõus ja see ongi, et igaühe jaoks on see traditsiooniline tähendus hoopiski midagi muud. Seal peabki olema mingi tähendus juures, on ju. Ja sa võid ka seda muuta. Ehk siis, et tegelikult mina praegu oma sisimas hoopis tegelen sellega, et kuidas olla ülalpeetav naine. Selles suhtes sisemiselt, sellepärast, et põhjus, miks mul on vaja nii palju raha luua, ma ei kasuta sõna teenima, sellepärast, et see energia ei sobi mulle, raha teenimine mulle ei sobi. Raha tegemine on ka vajalik alguses, aga varsti enam ei ole. Nüüd ma tahaks jõuda selleni, et ma hakkan rahale looma ühist väärtusruumi. Et see on hoopis nagu siuke master plan visioon. Aga kui tules tagasi selle juurde, et raha loomine tuleb nagu mul loomulikumalt, on ju, see ei tähenda, et praegu see koht, see valu on ka mul sees. Et ma ei räägi, et me kogu aeg oleme, et ma olen siin kõik oma valukehad ära tervendanud ja ma olen siin maailma parim ettevõtja. See on igikestev õppimise protsess, iseenda analüüs. Ehk siis ma mingi hetk suvel sain hästi palju aru sellest, et põhjus, miks mul tuleb raha lihtsamini, on see, et mul on suur hirm, et ma olen ülalpeetav mehe poolt vaata sees. Vastupidine ja mina reageerin, lahendan oma elus niipidi selle asja ära. Ehk siis, et selleks mõnes mõttes, et holistiliselt lahendades inimene on tervik. Selleks, et holistiliselt lähenedes ka ettevõtlusele, ma pean tegema enda sees rahuga selle teemaga. Siis mulle tundub, et seda raha saab veel rohkem luua. Kui ma ei pea reageeringu pealt looma, vaid see on mu vaba valik veel. Ehk siis, et seal on nagu veel hästi palju erinevaid kihte, mis tulevad iga kord siis alles aktiivseks, kui sa ühe kihi oled ära avastanud enda jaoks. Et jah. Ja kui sa selle siis ära avastad, siis see plaan, mis mul enne põgusalt rääkisid, siis kahekordselt siis suurendad oma aastakäivet. Ja, et ma arvangi, et suurusjärk ta võiks olla 3-kordne järgmisel aastal. Aga see olenebki see, et ütlesingi, et see on võimalik minu silmis igal ühel. See on puhas Excel. Räägime nüüd numbritest, Riin, et inimesed aru saaksid, mis on 2-kordne, mis on 3-kordne, on ju. Ütle nüüd, kas iga ühel, kellest on ettevõtja, alustav ettevõtja, kas tal on võimalik 10 000 kuus teenida? Jaa. Kas tal on võimalik ka natuke rohkem kui 10 000, 15 000, 20 000 kuus teenida? Mida selleks tegema? Kõik need summad on tal kättesaadavad samm-sammult. Ehk siis, et mul on tulnud koolitust öelnud, et nii, ma tahan 0-st 100 000 kuus sissetulek. No can do. Sa ei ole valmis seda raha reaalselt vastu võtma. See on põhjus, miks lotomiljonärid kõik oma raha maha söövad, joovad, ära annavad. Ehk siis, et tegelikult ei ole valmis selleks rahaks. Ja mina alustasin 1000 euroga kuus oli minu rahasumma. Ehk siis sa pead leidma endale ühes kuus õige rahasumma, milleks sa oled valmis päriselt. Ehk siis, et oli 1000, oli 2400, siis oli 5000, siis oli 10 000, vahepeal oli 15 000, nüüd on 24 000 on ühe kuu käive. Ja siin on oluline vahe ka selles, et kui ma räägiks nendeks numbritest selles suhtes, et näiteks toidukaupluses 24 000 kuus, jumala väike käive, sest et see kate peal on nagu see rahas 24 000 heal ju 5% sinu oma. Aga ma räägin selles võtmes, ehk siis, et su ärimudel on niimoodi disainitud, et need on need summad, mida sina saad oma igapäeva elu, heaolu ja ettevõtte arendamise, enda arendamiseks ära kasutada. Need ei ole need summad, et sa maksad need liiguvalt läbi sinu, vaid need on need summad, mida sina saad kasutada selleks, et oma ettevõtlusunistusi ja enda unistusi ellu viia. Et see on ka nagu see ärimudeli disaini poole pealt ülioluline jälgida, et sättida see summa selliselt, et sa mõistad, mis see summa taga on. Et kas see 5000 eurot on see, et sa
põhimõtteliselt ainult kasum on 100 eurot seal peal või siis see 5000 eurot on nii, et okei, 3000 on mulle puhtalt nii-öelda elamiseks. Ma ei kasuta sõna töötasu, see on kõige kallim raha ettevõtluses üldse. Sellepärast ma kasutangi mõistet oma heaolu kasutamiseks, oma unistuste elamiseks, ettevõtluse kaudu raha summa, et seal on raamatupidaja loomulikult. Et ma ei saa öelda, et palun makske kõik täiskohaga. Loomulikult makse maksma, aga mitte kohe alguses kõik ära. Endale ka. Läbi Exceli, läbi plaani, samm-sammuliselt, mida mul on vaja teha, kuidas on vaja teha ja nii edasi, on ju? Jah. Sellepärast, et tegelikult on see valem on väga lihtne. Me kõik unistame erinevatest summadest. Ma küsin, mis su summa on, Helerin, praegu? Mis sa tahaksid ühes kuus? Rääks sinu summa. No 10 000 ühes kuus. No näiteks. Ja me tihti jäämegi sinna taha, et nii 10 000 paluks. Nii kandikul tooge, on ju. Ma teen samamoodi asju, aga nüüd palun järgmine kui 10 000 sama asju. Nii ei saa, on ju. Jah. Ehk siis see Excel on tegelikult, mul on 15 erinevat sissetuleku tulude suurendamise tehnikat, on ju. Ehk siis, et see Excel täpselt ongi siis rahavoogude tehnika, kus ma õpetan, meil on elus 2 valuutat, on aeg ja raha selles kontekstis. Ehk siis, et kuidas 10 000 sinu ajaressursi juures, sul on laps on ja siis 169 tundi tööd ei ole mõistlik, maksimum 100 tundi ma eeldan oleks see, et kõik jäävad terveks enam-vähem seal vahel, on ju. Ehk siis, et kuidas 100 tunniga saad 10 000 saad. Ja kui me võtame kalkulaatori ette, on ju, 10 000 jagame nii kehva, kui ma kästaks arvutada, ise olen raamatupidaja, aga hullult kehva olen. Nii, keegi jälgijatest või palju on. 100 eurot tunnis on siis sinu tunni hind. Nii, ja siis me panemegi sinna Excelisse sellised tegevussuunad, see on nagu kerge blankett, on ju, seda saab tegelikult teha ilusti. Sinu tegevussuunad, kus see 100 eurot tunnis tegelikult oleks võimalik luua. Tõenäosusega, et see üks-ühele mentorlust müüd 100 eurot tunnist veel ei ole. Veel ei ole. Jah, veel ei ole, sinna läheb aega. Ma eeldan, et sul võiks olla kuskil 50 eurot tunnis, tegelikult oleks õigem sul küsida 50. Jah, nõustan. Uuel aastal kõik hinnad tõusevad. Andeks, ikka on odava neiu ära. Ei, väga õige. Väga hea. Räägi, Triin, veel, räägi veel. Ehk siis, et 50 oleks mõistlik, aga üks-ühele sealt ei tule seda 100. Ei, sealt ei tule. Ehk siis, et siis see 100 000 tunnis tulebki siis veebikursuste pealt või siis sa teed neid konsultatsioone lühemalt, ehk siis, et poole tunnised 50 eurot. Ehk siis me saame nagu mängida erinevate asjadega, tavaliselt grupid on nii-öelda see tunnihind läheb kõrgemaks. Ja siis see tähendab ka seda, et sa ettevõtjana pead valmis olema muutma seda, mida sa oled harjunud tegema, seda rütmi tegelikult. Sealt on see raskus, et mulle tundub, et enamus ettevõtjad ei ole valmis päriselt muutma seda rütmi, millega nad oma igapäevaelu elavad. Et kui ma ütleks sulle, et nii, see nädal ühtegi üks-ühele ei tee, vaid suunad kogu oma energia nädalavahetusel grupikoolituse peale, sealt igaüks maksab 150 eurot päev otsa sinu koolitust, kogu see energia läheb sinna selleks. Et me ei lõhu ennast nagu ära seal, et see ongi nagu see koht, et miks see 10 000 ei ole reaalsus tegelikult mingite jaoks, sest nad jäävad vanasse rütmi kinni, vanasse toimimisviisi kinni. Ja siis nad hakkavad lõhkuma ennast. Siis nad arvavad, et nad saavad muutusi teha ja siis on veel rohkem raha ju. Neid üks-ühele 50 eurose ei odavaid asju ja siis panen selle täierauaga nädalavahetuse ka. Okei, fine, ühe kuu sa suudad seda teha, aga iga kuu. Täiesti nõus. Ma toon sulle näite, mida ma olen ise tajunud. Vaata see suvi, mida ma tegin nende laste sünnipäevadega, on ju. See oli ikkagi, see oli rets. Tegelikult see oli nii rets, et nii kui sügis tuli, siis ma mõtlesin, et kõik, ma ei taha kostüümi nähagi.
lihtsalt ei taha näha. Ja noh, kas sellel on, see kogemus on käes, väga hea, mingi hetk ei tahtnud ja nüüd on jälle, mul on nüüd jõulude aegu paar korda veel käimist ja nüüd on see, et nii põnev, davai, teeme ära. Et see on seesama teema, et kui me paneme hullu, siis sa ei jaksa või koolitustega täpselt sama. 3 korda teed on ju, hästi intensiivselt, sa ei jaksa, lihtsalt ei ole seda jõudu. Et see Exceli teema, see analüüs ja eneseanalüüs on ülioluline, nii et väga hea, et sa selle välja tõid, väga hea. Ja ongi see, et olgem ausad, teenuste puhul on kasumimarginaal parem. Ehk siis, et alati, kui sa tegeled tootmisega või millegiga sellisega, kus enamus raha läheb tagasi kuskile kellelegi teisele, mitte sulle, siis tuleb teenuse disaini teha, ehk siis, et lülitada endale tegevustesse sisse need kohad, mis toovad selle raha tegelikult sinuni. Mina ise nüüd olengi läinud vastupidi, ehk siis ma olen kogu aeg teenuse osutaja olnud, aga kuna mu ajaressurss on praeguseks, need mahud on nagu täis, et mul on praegu 79 raamatupidamisklienti ettevõtet, siis mul on kuskil 10 üks-ühele mentor coachingu suhed, siis mul on koolitused ja nii vähe ongi. Vähe on. Märkmik on ka, ehk siis, et ma lähengi nüüd toodete ja selle peale, ehk siis, et luua juurde lisatooteid selleks, et see 3-kordne tõus toimiks, et täpselt samamoodi, ta tuleb enne Exceliga, see 24 000 tuleb mul Exceliga paika panna, enne kui ma lähen selle 24. Ma võin oma peas mõelda, äkki oleks 24 000, aga see ei ole su reaalsus, kui sul ei ole seal plaani, kuidas see on, nagu sa mustvalgelt ei näe, et see on sinu reaalsus. Ja vaata, seal on ka see ikkagi, et sa pead teadma, võtame selle märkmiku teema ka, et see tootmine ja see kõik on seda väärt, et see usk ja see vajadus ja kogu see töö, et sul peab olema nii-öelda see analüüs tehtud. Kas sa lähed seda teed või sa ei lähe seda teed? Tead, ma isegi ütle, et seda ei peaks olema. Tead, et me kõik küsivad. Mis tasub ära ikka või? Ja ma näitan seda ettevõtlikku mõtete märkmikku, kindlasti olete näinud. Ja kõik küsivad, mis teie eesmärgid on, kui palju te tahate müüa? Ei olnud. Mis on see? Meil on eelarvetabelik ja nüüd ma eile õhtul tegin. Mul oli vaba päev, ma nautisin midagi nii kauni Exceli. Aga andeks, kõlab natuke pervolt, aga nii ilus sai. Ühesõnaga, alles nüüd me tegime Exceli. Muideks, siin on ülioluline asi, mida tegelikult jälle holistilise poole pealt sisse tuua. Okei, ma saan aru, Excel on oluline ja me loome see 24 000 või Eleriini puhul 10 000 sinna Excelisse ära. Aga kui ma topiks sinna kõikide teiste tegevusi, mida sinul on täiesti null motivatsioon teha, sest kirg ei ole seal. Ma ütleks sulle, et kuule, hakka IT-firmadele mingi meeskonna koolitus, näiteks puusalt praegu hakka tegema. Ja startup maailmas raha on nii palju, et tee on ja keegi ütleb, et see on hea äri on ja ma pole kindel. Ehk siis, et kirg on seal taga. Märkmiku taga oli see, et ühelt poolt oli, mina õpetan kehaankrute kaudu otsustamist ettevõtluses. Ehk siis me loome kehaankru, mis hoiab meid motiveeritud sellel suunal. Ehk siis, et kui tekib see idee midagi uut teha, näiteks märkmik tuli, mul on idee ja mu keha reageerib hästi tugevalt, tal nagu tuleb see energia läheb liikuma, nagu sa tookord minuga nägid seal raamatupidamiskoolituses, see oligi see, et see on nagu sinu kaotatud, uinutatud vägi tõuseb. Ma jõudsin paar päeva tagasi selle märksõna. See on nagu saab äratatud üles selle märksõnaga vaata. Sa nagu hakkad reageerima. Siis see on õige idee ära teha. Ja kehaankrut hoida meeles. Kui on raske hetk, siis see kehaankur hoiab sind seal. Mitte see analüüs, kui kasumlik see on. See ei hoia sind, see lõhub, aga kehaankur hoiab ja toetab sind, et usaldada oma keha ka selle poole pealt ja lõdvestada seda pinget, et mis Excel teeb pärast on, ta pingestab seda teemat. Ehk siis, et kui ma vaataksin, teeksin müügiprognoosid hästi jäigad, siis mul oleks liiga tugev pinge märkmiku müügis sees.
Meil näiteks praegu on 300 märkmikku on trükitud. Meil on nüüdseks on eesmärk, me proovisime 100, kuu ajaga me suutsime 100 märkmikku maha müüa nullist. Me ei olnud varem midagi teinud, et koduleht, kõik on nullist tehtud. Kuu ajaga ülikõva minu arvates. 200 märkmikut on ootel, jaanuari lõpuni on niisugune väike eesmärk. Aga kui ma jäängi keskenduma eesmärgi peale, siis tegelikult sinna läheb liiga palju pinge, mul kaob see mängu ilu ja chill ja täpselt sa ütlesid see mängujuhi poole pealt, see põne, see põhjus, miks sa tahtsid teha, läheb ära. Sest et sa teedki ainult selle eesmärgi pärast või selle raha pärast. Et see Excel loob selle võimalikkuse, et sa päriselt usud, et see on võimalik sinu jaoks see 10 000. Aga see raha päriselt tuleb hoopis sinu keha kaudu ja see, kas sa kuulad iseennast rohkem, teeks niimoodi, paneks näiteks märkmiku puhul, paneks sinna müüki, läheks saaks selle inimesega kokku. Kõik need otsused tunduvad vahepeal nii ebaratsionaalsed, aga pärast sa saad aru, et kõige ebaratsionaalsemad otsused olid kõige õigemad nagu müügi seisukohast. Et see on hästi huvitav, et see tegelikult on see koht, mis kõik see 24 000 ei tule muideks Exceli kaudu ma loon selle võimaluse ruumi, aga 24 000 tuleb minu jaoks hoopis väga huvitav koha pealt. Ma olen mõelnud, et ma tahan luua rahale väärtusruumi, täiesti uut raha väärtusruumi. Ja märtsist alates arvatavasti mul on olemas naiste toetusfond, ma olen juba see ettevõtlusingli vorm, see nimi ei ole juhuslik mul Instagramis, ehk siis naistele ettevõtluse toetusfond, ettevõtlusinglid on olemas sinna enne Ukraina sõda. Me tegime oksjoni, mingi summa seal juba olemas ootel, aga ma tahangi oma ettevõtte ehitada üles toetusfondi jaoks. Ehk siis, et 5 või 10% iga kuu minu sissetulekust läheb sinna toetusfondi ja ma omakorda jaotan seda alustavate naisettevõtjatele ära. Ehk siis ma loon sellise raha väärtusruumi. Ja see, kuidas ma 24 000 kokku saan, on see, et ma teen uue tootebrändi, et seal on veel erinevad asjad, ettevõtlusmängud, stressipäev, kursused. Ehk siis, et kõik need on ka naisettevõtjate kaudu tulnud, ehk siis ma toetangi, et see raha liigub kogu aeg meie ühises väärtusruumis ringi. Ehk siis, et siin ei kaob ära see, see on see minu kirekoht, saad aru, see 24 000 tuleb selle koha pealt, kus see tuleb see sama kehatunnetus, sul juba keha ütleb, et see on õige, ma lähen. Sa pead lihtsalt selle kehatunnetus Excelisse kirja, põhimõtteliselt. Ja ma usaldan seda, et see võib tunduda nii imelik, aga see kirg seal taga, et ma tahakski tekitada päriselt enda kehas selle kogemuse, et ei ole nii, et ma võtan ja annan, vaid tundagi kogu sellega, et see asi on ringluses. Keegi ei võta, ei anna seda raha, vaid me kasutame seda kui ressurssi iseenda jaoks ja oma elu muutmiseks. Nii naiivne missioon ongi. Et jah. Ma kuulen sind ja ma mõtlen, mul oli nii hea, meelde tuli, mul tuli meelde. Räägi, Triin, meil on natukene aega, aga üks teema on väga põletav minu jaoks. Milles mul on nii kahju, mõnes mõttes, et ma ei saanud ise osaleda. Ja nüüd, kui sul tuleb, siis ma mõtlesin, et nui 4 võtan pambu kaenlasse ja ma räägin suga läbi ja ma äkki ikka tulen. Räägid mulle nendest retriitidest, mida sa teed. Hakka pihta, sest et sa alustasid, kus alustasid, ütle nüüd see koht? Roodoselt. Ja see on täpselt samamoodi on nagu see, et sa saad aru, Roodosel ma käisin juunis niimoodi, et mul pidid olema allhanke koolitused Töötukassas. Ma ütlesin enda keha tasandil, ma otsustasin ära, et mina tahan puhkust, mulle aitab sellest rütmist. Nii, järsku kadusid mõned grupid ära, neil leidsid mingi koolitaja, kes oli vaja minu grupi omad ka võtta ja kõik ühesõnaga mul tehti puhas plats. Ja siis ma sain minna Roodosele jooga retriidile. See oli ainult 2 osalejat. Mina ja üks teine Neio. Ja sealne Eesti naine ütles, et kuule,
sa ei taha teha. Ma olen elu sees kunagi arvanud. Ma ei ole nädal aega kuskil koolituski teinud, nädal aega retriiti Eestis. Mul on 2-päevased koolitust maks olnud. Ma oleks elu sees arvanud, et ma teen välismaal retriiti. Ma ütlesin jaa. Sellepärast, et see küsimuse peale, mis mu kehas toimus, vaata, see ongi see holistiline lähenemine, mida ma tahan õpetada. Treenige oma keha niimoodi otsustama. Et sa usaldad keha otsust. See, mis mu kehas selle küsimuse peale toimus, see elevus, ärevus, ma teadsin, et see ei ole lihtne. Kehas tuli see, et ma olen ju tegelenud sellega, ma õpetan seda. Siis tuli sisse see vibra, aga samas mõtlesin appi. Ja minu puhul tulevad ka palju inimesi tuleb. Mul tuli, et 11+2 ehk siis 13 inimest tuleb. Ma teadsin, et fine, ma teen selle ära. Lähimegi siis kuupäeva kokku. Oktoobris läksime, seal oli isegi üle ootuste rohkem, meid oligi kokku 15 või 16 lausa. Need osalejad olid hirmu äratavad minu jaoks, kui nad järjest registreerisid, siis nad olid valdkonnast konstellatsioonid ja coachingu maailmas tegijamad kui mina, neil oli rohkem pabereid kui mul. Siis ma olin iga kord, kui uus registreerus, ma olin nii... Aga mis mu kehas toimus, mu enda siin oli, keha oli jumala chill, see oli haige nagu, see oli nagu täiesti error nagu. Ja see oli nii imeline kogemus, ehk siis, et jälle, sa küsisid, et kuidas ettevõtlus on sind muutnud. Tulla siit ära, palun siia, su keha ütleb, et kuidas see kogemus tegelikult sinu jaoks on seal ja usalda palun, ära mine siia tagasi. Nii, talle anna käsk kätte. Homme to-do list on see, ta teeb ära, mitte ta ei hakka sul mõtlema, mida sa pead suur visiooni, see tuleb siit. Ehk siis, ja nüüd see oli nii imeline ja ma teadsin, mul oli seal oma õppetund, ma tervendasin oma isa ja emaga suhet, dünaamikat seal, väga kaunil. Ja nüüd tuleb Martal, ma saan 40 märtsis. Ja ma saan 40 aastaseks, ehk siis, ja ma tähistan seda Maltal koos ettevõtjatega ja ettevõtlusretriidina, nii et 18-25 märts, nii et tule oma pambuga. Kas saab pambuga tulla või? Ma reaalselt, ma lugesin seda ja ma mõtlesin, mis nüüd, vaata see sama keha on ju, mis nüüd saab, mulle ma minna ja siis, mis ma teen? Okei, pamb selga. Ja Roodosel oli ka pambuga, Karoliinet teada. Ja beebi viiplemine on ju. Temaga võib ka teha uuel aastal laivi, tal on 3 väikest last. Ja, ma tean, ta on nii õudselt äge naine. Ja, beebi viiplemise Karoliina oli Roodosel kaasa. Ja see oli ka nii kaunis, ma loodan, et tal on okei, et ma räägin. Ta uuris seda. Nii, ei, ma ei tea, ma ei saa ikka, ei. Ja ma ei saa lubada, ma ei tea, kuidas rahaliselt tänaine näeb ta juttu. Ja siis üks hommik ma ütlesin, et fine, usalda ennast, et mine kehast ära, hoia peas. Tegelikult Karoliina on hästi ratsionaalne ja siin hästi palju, et see ongi siuke, nii ta toimib. Ja siis järsku üks hommik mu messengeri. Mina tulen ja ma võtan Ainoga kaasa. Mind ei huvita ja mu isa tuleb Ainot hoidma. Mina tulen. Saidki aru, see sama efekt, vaata. Ja ta tuli ja oli ja see oli kõik õige tema jaoks ja et see on nagu nii kaunis, see on nii võimas, kui inimesed kirjutavadki selliseid, nagu sinagi, et tegelikult sa tead, et sa tuled Maltale, keha teab, et sa tuled. Keha teab, aga mul ei ole siia veel kohal ei ole. Ta arvab, et ta otsustab, et tema ei lähe või midagi Maltale. Ja põhimõtteliselt. Keha teab, jah. Okei, no vaata, nüüd on see praegu see sama hetk, ma mõtlen selle peale, ma ei tea, no on ju, aga tunne on selline, ma olen kohe üles ja ütlen, et tead. Registreeri ära, sest me tahaks hullult detsembris või jaanuari alguses piletid ära osta, ehk siis alguses sul peavad olema ainult olemas piletite raha. Miks ma valisin Malta on see, et Tallinnast otse lühikene lend, pamp sobib väga hästi sinna kaasa. Selles suhtes on nagu äge. Ehk siis, et kui keha on otsustanud, siis usaldage palun, et see on nii äge, kui me hakkame ettevõtlusotsuseid ka tegema sellel tasandil. Ja usu mind, see on nii motiveeriv jõud ka raha teha.
samal ajal. Ehk siis, et sa saad aru, et sul on eesmärk, on ju, et me ei pea oma unistused kuidagi nagu tahaplaanile panema, sest me oleme hullud kõvad ettevõtjad, on ju, et me peame nüüd lõhkuma seda ettevõtlust siin täie rauaga, on ju, emadena ja laste kõrvalt. Ei, peab olema tasakaal. Ja. Kui me võtame selle meie vestluse kokku, siis sa oled ju ka, sa oled coach ja minu jaoks täielik ettevõtlusmentor on ju, kes on ju reaalselt, ma olen igal pool rääkinud, et sina oled see, kes on mul jalaga tagumikku andnud, et mine ja tee, on ju. Ja sa minust veel jagu ei saa, ma tulen veel kraabin sust ja tulen veel ja veel ja veel. Mister, kui õudne. See on õudne. Aga mul on vaja kedagi. Ei ole, see ongi äge. See ongi äge. Ja ma tean, et minusugusi on veel ja see on väga tore, et on. Aga nüüd ütle, Triin, kui meid kuulab mõni ema või üldse mõni noor naine, kes mõtleb, et issand, kui äge, ma tahan ka niimoodi teenida nagu Triin ja ma tahan ka olla nii julge ja teha seda kõik, aga ma ei julge ja ma ei tea, nii nagu mina tulin, et ütle, kas on õige otsus üldse mingit OÜ-d luua. Mida sa nüüd ütled? Esiteks, ma olen päris sõbralik ja tore inimene. Sa võid päriselt mind Messengeri Facebookis sõbraks võtta. Ma olen nõus lahkelt sinu sõbraks, et saada sõbra kutse ja Instagramis ka ettevõtlusingel Triin on konto, et hakka followma. Ja palun usalda, mul on mingeid üritusi, mul on erinevate nagu nii-öelda tasudega, et ma nimelt teengi erinevate tasudega üritusi, et kui su keho tunneb, et ta tahab tulla päriselt kohtuma minuga mõne ürituse või koolituse kaudu, siis lihtsalt tule kohale. Ja muud tegelikult alguseks ei ole, et see ongi teekond, ma osadele nimetan seda Triinu kiirteeks. Ehk siis, et kuna mul on seda powerit palju ja see on ka üks osa, mida ma olen õppinud ettevõtlust läbi human designi teadma, et mul on teatud üks südamekeskus täidetud, mis annabki mulle hästi palju powerit. Mul on seda powerit ja mul ei ole probleemi äratada sinu power ka selle poweriga üles, et lihtsalt luba ilmuda minu ellu endal. Et see on hästi oluline ka, et miks ma ütlesin naljatades irooniliselt, et Eleriiniga, et hoppikene on jõudnud, ta tuleb jälle minu. Meil ei ole kliente, meil ei ole koostööpartnereid, meil ei ole see, et tema vajaks minu abi. Andke andeks, meil on lihtsalt, kui me räägime holistisest lähenemisest, tervikust, meil on inimesed, kes tahavad mingi ajahetkel tulla meie ellu. Olla nii kaua, kuni nad peavad seal olema, kuna see mõlemale poole on kasulik, täpselt samamoodi. Eleriini energia on minule sama inspireeriv kui mina talle, sest see ei ole alati see, ma spetsialistina pean kõik talle ära andma, ma ise ei tohi vastu saada. Come on. Ehk siis, et sa lihtsalt lubad ilmuda inimestele oma ellu ja lubad ka mind vastu võtta oma ellu. Ja siis, kui on õige aeg, liigume edasi, kõik on fine, et seal ei ole mitte midagi muud. Jah, julgen öelda, et Triin on väga tore, ta ei hammusta. Ja mida Triin teeb, nüüd kuula nüüd, kui sa meid kuulad ja kui sa meid ka järgi kuulad, siis ta päriselt, ta näeb sinu need ressursid ja sinu oskused ja selle jõu, ta tajub seda nii hästi energeetiliselt, et sa ei ole see raamatupidaja, see ettevõtja, kes lihtsalt, sa ei ole Exceli tädi, sa ei ole tavaline Exceli tädi, sa oled, nagu sa ütlesid, human designi tead, on ju, oskad seda oma töös kasutada, torokaarte paned, holistikat, sa oled täiesti crazy. Mina läksin sinna, panin kaardi kohe, on ju. Ja see ettevõtte koolitus, kus mina käisin, mis oli Triinu ettevõtte koolitus, äriidee leidmise koolitus, 16 oktoober eelmine aasta. Vot see oli see koht, kus sa kaartidega lõi kõik letti ja kus meie ise hakkasime iseennast nagu tundma õppima tänu sellele sinu tehnikatele. See ongi see järgmine soovitus ka, et mul on järjest, äriidee leidmise koolitus on tõesti selline koolitus, mida ma teen. See kõlab imelikult energeetilise tellimuse põhjal. Ehk siis, et see ei ole koolitus, mida, nagu ma päris palju asju teen. Ehk siis, et see ei ole koolitus, ma panen 3 kuu pärast kirja, et see tuleb.
see on nii, et ma tean, et Tallinnas mul juba grupp jookseb kokku. Ehk siis, et inimesed ütlevad, et nad tahaks, ma teen Tallinnas ja mul on tunne, et uuel aastal jaanuaris, ütleb veebruaris, tuleb ka Tartus. Ehk siis, et see on niisugune ühepäevane koolitus ja minu nagu võib-olla see võluvõime mõnes mõttes ongi see, et ma oma kohaloluga, oma kehaga uinutava väe sul üles äratan ja see on nagu, sinu keha lihtsalt räägib mulle kõik asjad ära. Selles suhtes, et seal ei ole mingit nagu, ma ei pea mingi küünlaid põletama enne seda, et näha. See on nagu nii kaunilt, et kui sa lähed kohalolusse, sa näed tegelikult ja õpige ka ennast jälgima ja alustage näiteks oma sõbrannade jälgimisest kõigepealt. Vaadake tema, kuidas tema keha räägib, ükskõik mis ta siit suust välja jääb, siis kuidas ta keha reageerib mingi teema peale ja peegeldab talle lihtsalt vastu see, et ütleb, et ma näen, et see on midagi olulist sinu jaoks. Ja koheselt läheb nagu vaata, et meil tegelikult vaja seda, nagu Elering ütles, kas ma teen õigesti, vaata, tegelikult ükskõik tavaline inimene näeb täpselt samamoodi. Loomulikult ma võib-olla treenin seda rohkem, aga kõik saavad samamoodi niimoodi nagu anda teisele seda kinnitust, et jah, ma näen ju su keha keelest, et see on sinu teema. Et jah, et kui lihtsalt hakake jälgima ja võtke mind palun oma sõbraks ja lubage mind oma ellu ja ma luban teid oma ellu küll. Mul ei ole probleemi. Väga tore. Ja nüüd, Triin, viimane küsimus sulle. Ma räägin sinuga, võiks jääda hommikuni rääkima, aga viimane küsimus. Ütle nüüd, kas ettevõtlik emadus on see hullus või võimalus? Kindlasti võimalus. Sellepärast, et ma rääkisin võib-olla sellest vähem natukene suurema lapse puhul näide, kuidas ettevõtlikkus, sel hetkel ettevõtlikkus on muutnud tema sotsiaalseid oskusi ja tema elu. Praegu ma näen, kui te vaatate ka Instagramis, vaadake palun, kerge mu feedi allapoole, seal on teine video, kus mu tol hetkel 9-aastane poiss istus autosse. Teadmata mida, ma hakkasin filmima lihtsalt teda ja ta tegi siukse rahakoolituse promo mulle. Ehk siis, et see oli nagu ulme. Ehk siis, et nüüd ta käis mul esimest korda noortele rääkimas oma ettevõtluse teekonnast. Ehk siis, et see on tegelikult päriselt see sügav põhjus, miks ma seda teen. Et see on kuidagi, et see on nii loomulik võtta vastutus iseenda otsuste eest, iseenda kätte ja näidata seda. Mitte, et me kirume, et kõik teised teevad meie eest otsusi, vaid näidata läbi ettevõtlikkuse või ettevõtluse, vahepeal, kuidas me nimetame, lapsele päriselt, kuidas me vastutame ise oma otsuste eest. Mitte me ei kiru teisi, et kuidas nad tegid nii lollakaid otsuseid. Et see on minu arvates see nagu nii kaunis koht, mida nagu päriselt näidata. Nad ei usu sinu sõnu, nad ainult vaatavad. Ja ma küll olen uhke selle üle, et mu 10-aastane on väga ettevõtlik ja väiksem ka juba nagu 6-aastane ka ikkagi nagu mõistab seda maailma. Ta on täiesti teistmoodi tüüp, tema kasvulugu on teine, aga tal on ka oma nägemused ja see huvitav lähenemine elule olemas. Et see on hästi põnev, see ongi see, miks mina osaliselt olen ettevõtja. Eelkõige ma julgen öelda, ma olen ettevõtja iseenda pärast ja järgmisel kohal siis, ma ei saa öelda, et ettevõtluses järgmisel kohal. Mul on paarisuhe nagu need kraassuke saab panna, aga ikkagi lapsed, ma ütleks ikkagi. Emana on mul olnud mulle. Ja ma reastaks samamoodi ikka ja lapsed. Paarisuhe ettevõtlikkusse väga ei puutu nagu. Aga emana väga kaunis on vaadata. Ja see ongi see inspireerimine, see, kuidas oma tegevusega inspireerid oma lapsi ja mis jõu sa tegelikult neile annad läbi selle. Ja. Et seda on kaunis vaadata Ja, et armsad kuulajad ja ma ütlen, et Triin ei ole ainuke, kes ütles, et see on võimalus, nii et väga paljud, kõik, kes on käinud, usu mind, kõik ütlevad, et see on võimalus ja nad ütlevad, et see on veel hull võimalus, hullusvõimalus on ju, et see nii on
ja nii lahe oli su lugu kuulata. Ma räägin, et ma juba tean, mida ma nüüd lähen mehe juurde üles. Ma nüüd juba tean, mida ma talle rääkima hakkan. Keha raudselt juba vaatab, ta teab ka. Ja keha teab, ma vaatan, mis mu see mõistus teeb, on ju, kui ma siit trepist üles lähen. Et nii tore, nii inspireeriv taaskord. Iga kord, kui ma sinuga vestlen, taaskord ma tunnen, et sa oled süstinud jälle selle poweri, et kõik on võimalik. 10 000 on võimalik. Kõik on võimalik. Vaja lihtsalt inimesega suhelda, panna plaan paika, vaja endasse uskuda ja nii saad suured teod ju hakata. Ja. Ongi vaja iseennast usaldada ja päriselt oma keha usaldada, mitte ennast nagu valetada endale siin peatasandil asju kokku. Ehk siis, et päriselt iseenda keha tasandil ennast usaldada. See keha tegelikult jääb ainukesena, sünnist saati sinuga, surmani on. See on ainukene, kes sinuga on. Mõistus ka loomulikult, aga see on väga hästi mõjutatud välises keskkonnas. Aga ja, et usaldage palun iseennast ja läbi oma keha sõnumit. Ja. Suur tänu sulle, Triin, ja kõik, kes te täna tunnete, et tahaks Triinuga konsultatsiooni rääkida sellel teemal, oma mõtteid vahetada, siis tal on koduleht ettevõtlik.ee, ettevõtlik.ee, on ju? Ja, ettevõtlik, ja. Seal võite ka Bookme kaudu saate konsultatsiooni 30 minutit mul kinni panna. Messengeris väga hästi nagu toimib. Ehk siis ja see kõlab imelikult, aga mulle meeldib jõulude ja aastavahetuse vahel teed teha. Et ärge nüüd sellepärast küll arvake, et jõulutapikene tahaksin. See on see traditsiooniline lähenemine, et minge vaadake loodust, kas loodusel on suvel päikesel vahet, kas on laupäev või pühapäev. Lill otsustab, et kuule, täna on vaba päev, et ma puhkan, täna ei õitse. Täpselt samamoodi me võime liikuda ringi kogu aeg, aga asi on selles tasakaalus, et see ei tähenda, et ma kogu aeg tööd teen, aga see ei tähenda, et ma traditsiooniliselt allun sellele formaadile, et laupäev, pühapäev on vaja puhata. Ma teen tööd siis, kui mul on tunne, et ma tahan seda teha. Nii et põhimõtteliselt ei ole mitte mingisugust traditsiooni, elame oma elu nii, nagu me elada tahame ja siis saavad võimsad asjad ka juhtuda. Ja, see on nii huvitav, et see sõna täna nagu võttud sõna. Mõelnud, et see nii käib. Traditsiooniline. Ja ma olen väga ebatraditsiooniline ja ma olen rahul sellega. Ja olge teiega rahul, kui te tunnete, et ei ole päris traditsiooniline pere, ei ole päris traditsiooniline elu, tead, ei pea. Ema ei ole traditsiooniline. Mina ka ei ole ja mul on ükskõik, ma ei peagi olema. Yeah. Kuulge, aga tänan, kes te meid kuulasite. Tänan sind, Triin, minu suurepärane lõpp meie selleaastaste laivi seeriale ja kohtume teie kõigi uuel aastal ja kõik, kes tahavad Triinu juurde tema konsultatsiooni, tema koolitustele, siis minge otsige ta internetist üles, seda on olemas. Ja Triin, ma tänan sind ja me veel kohtume. Ja. Aitäh sulle. Super. Ja tšau. Suur tänu kõigile.